Somaalias on Türgi toetus andnud Mogadishule mõned tema kõige võimekamad jõud Al-Shabaabiga võitlemiseks. Aga neid samu üksusi kasutatakse nüüd riigi sees. Türgi poolt välja õpetatud politsei ja meeleavaldajate vahel puhkesid kokkupõrked Mogadishus väidetavate maahõivamiste ja sunniviisiliste väljatõstmiste pärast toimunud vastasseisu ajal. Video näitab, kuidas raskelt relvastatud politseiüksuse liikmed avavad tule meeleavaldajate pihta. Juhtum õhutab nüüd pahameelt valitsuse julgeolekujõudude kasutamise üle ning tõstatab uusi küsimusi Türgi vastutuse kohta üksuse eest, mida ta välja õpetab. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Abdullah Mumin, Somaalia ajakirjanike sündikaadi peasekretär. Abdullah, aitäh, et olete meiega siin I24 Newsis. Mida saate jagada selle kohta, mis praegu Mogadishus meeleavaldajate ja politsei vahel toimub? Kohalikud meeleavaldajad Mogadishus tulid tänavatele protesteerima nende vastu, keda nad nimetavad maahaarajateks Mogadishus. See on käimasolev operatsioon, mille käigus on viimase 12 kuu jooksul pealinnas Mogadishus välja tõstetud üle 140 000 tsiviilisiku ning see jätkub endiselt. Täna on maahaarajad ja väljatõstjad kohale tulnud, et tõsta välja peresid, haavatavaid peresid Mogadishu kesklinnas, eriti Baberi linnaosas, kus nad on püüdnud inimesi välja tõsta ja sellepärast politseijõud, eriti Türgi poolt välja õpetatud politseiüksus nimega Haramaat, läks piirkonda, et takistada meeleavaldajatel vägivalla puhkemist. Vähemalt seni meie andmetel sai üks inimene vigastada ja viibib praegu haiglas. Mitmed inimesed peeti kinni ning olukord on pärastlõunal olnud rahulik. No sa ütled, et need Türgi väljaõppe saanud politseinikud või politsei on Türgi jõudude poolt välja õpetatud ja nad on mõeldud võitlema Al-Shabaabi vastu. Millised on siin tagajärjed, kui need politseiüksused pöörduvad nüüd omaenda Somaalia kodanike vastu? Tegelikult jah, need olid türklaste poolt mitu aastat tagasi spetsiaalselt välja õpetatud politseijõudude liikmed. Nad pidid võitlema Al-Shabaabi vastu eesliinil. Kahjuks nad ei tee seda enam. Nüüd võitlevad nad Somaalia kodanike tsiviilisikutega pealinnas Mogadishus. Ja see on väga kurb. See on probleem, mida opositsiooniliikmed on korduvalt tõstatanud. Kodanikuühiskonna liikmed Türgi suursaadiku ees pealinnas Mogadishus ja see kestab endiselt. Siiani ei ole Türgi võimud edasisi samme astunud. Selle aasta märtsis toimus föderaalvalitsuse rünnak Edela-Somaalia osariigis Baidoa linna juures, kus linna hõivamiseks ja kohalike võimude väljatõstmiseks kasutati ka Türgi vägesid. Edelaosas on see toonud kaasa laiemat konflikti piirkonnas, mis kestab tänaseni. Samuti on teatatud kokkupõrgetes Puntlandi piirkondlike jõududega. Kas peaksime siis eeldama, et ka Türgi poolt välja õpetatud ohvitserid võivad nendes kokkupõrgetes osaleda? Kas me näeme, et Türgi poolt välja õpetatud ohvitsere kasutatakse üha enam kogu riigis? Tegelikult jah, viimastel nädalatel oleme näinud, et osa vägesid on Kesk-Somaaliast viidud Mudugi piirkonda, kus Puntlandi võimud on alates 1998 aastast piirkonda suhteliselt stabiilselt kontrollinud. Ja kokkupõrked on Mudugi keskosas korduvalt aset leidnud, samuti Bosaso sadamalinnas, kuid see olukord on nüüd lõppenud, kuna Puntlandi võimud on kogu piirkonna enda kontrolli alla võtnud ja föderaalväed eemaldanud, sealhulgas Türgi toetatud väed piirkonnast ja tundub, et see olukord on nüüd veidi muutunud. Kahjuks näitab see aga föderalismi, julgeolekukontrolli ja mõjuvõimu vaidlust ja tüli mitte ainult Mogadishus, vaid ka väljaspool Mogadishut. Puntland on piirkondlik osariik, mis on olnud tõhus alates 1998 aastast, olles praeguse Somaalia föderalismi aluseks ning olnud edukalt toimiv ja väga demokraatlik riik. Nad korraldasid oma esimesed otsevalimised 2023 aastal. Piirkondlikud võimud viisid läbi kampaania ISISe ja Daeshi vastu. Kõik need head sammud piirkondlike osariikide poolt on nüüd föderaalvalitsuse poolt õõnestatud, mis on Somaalia riigi ülesehitamise seisukohalt tõsine tagasilöök. Abdullah Mumin, tore, et olete meiega I24 Newsis.
aitäh, et jagasite, mis praegu Somaalias tegelikult toimub. Hindame väga, et olite meiega. Suur tänu kuulamast!